Elar Niglas, EKRE esindaja Türi valla volikogus, allkirjad sai koalitsioonileping alla, mida see endas sisaldab? See sisaldab väga palju, ütleme nii, et väga, nagu kõik teavad, siis eks need läbirääkimised võtsid omajagu aega. Eks me omajagu põhjalikult tahtsime kõiki asju ka kaaluda. Ja siin me nüüd täna oleme. Ma ütlen niimoodi, et võib selle koalitsioonilepingu rahule jääda. Minu jaoks olulised ja meie jaoks olulised küsimused on selgelt seal välja toodud. Minu jaoks on olulised siis haridusküsimus, kultuuriküsimused. Tahame hakata koostama haridusvaldkonna arengukava, hakata vaatama lähemalt seda hariduse sisu, vaadata seda, mis hakkab saama Türi vallas haridusvõrguga, sest et meie jaoks on oluline kodulähedasete koolide säilitamine, mis on minule väga südamelähedane küsimus, nii et sellega hakkame tegelema. Samamoodi kultuurieluga, et see oleks kogu vallas oleks väga aktiivne kultuurielu, toetada rahvus- ja pärimuskultuuri. Nii et ma arvan, et asi sai hea. Väidetavalt oli pakutud Koduvalt Türi poolt sulle ka vallavanema kohta. Miks ei tahtnud võtta täit vastutust Türi valla eest? Ütleme niimoodi, et eks pakkumisi tehti igasuguseid. Ja eks palju oli ka selliseid asju, mis lihtsalt spekuleeriti, mis oli ka kuulujate tasandil. Aga täna ma ütlen nii palju, et minu jaoks isiklikult on positsioonidest olulisem sisu, aga ka muidugi see, et ega ka abi vallavanema roll on äärmiselt oluline ja ma tunnen, et ma saan seal ennast teostada enda ja oma valijate ja üldse Türi inimeste asjade eest hea seista. Nii et ma arvan, et tänased kokkulepped said väga head ning siit me saame väga selgelt nagu edasi minna. Ka teine abi vallavanema koht tuleb EKRE-le? Sisuliselt on meil selline vallavalitsuse struktuur kokku lepitud, et meil on siis vallavanem, abivallavanem ja 2 valdkonnajuhti. Ja ühe valdkonnajuhi positsiooni siis täidab EKRE. Ja see, kes sinna tuleb, see selgub õige pea. Kas jutud, et sinna tulla nii kõva nimi nagu Mart Järvik mingil moel vastab tõele? Ma ütlen nii, et ma ei kinnita ega ei lükka ümber. Mis puudutab seda olukorda, mis tekkis, et Lauri Läänemets, kes andis väga tugeva sõnumi, et ta tuleb valda juhtima, siiski jäi sinna poliitmanöövrit alla kuidagi, et kas ta ei saa tulla või ei taha tulla, aga ta ei tule, tema asemel tuleb teine inimene, kes ka meie debattidel on tegelikult esinenud valimiseelsel ajal. Kuidas sa suhtud sellesse võimaliku koostöösse? No ma ütlen nii, et jah, et see asjaolu selgus meil läbirääkimiste käigus, aga täna ma ütlen, et kuna me kokkuleppele jõudsime sisus, siis me oleme valmis niimoodi edasi minema, et see oli nüüd tuleviku valla otsus, kelle nad siin ees ette otsa panevad, aga kokkulepped peavad ka vaatamata sellele. Räägime kolmandast osapoolest, see on Reformierakond. Just. Reformierakonnaga muidugi oli teada juba ette see, et nendel nagu mingit trumpi ega kaalukeele rolli lauale panna ei ole, pigem koalitsiooni tugevdaja staatus. Tema otsustasid saagi jagamisel 2 suuremat. Mis te talle andsite? Ütleme niimoodi, et tegelikult mina läksin läbirääkimistele selle mõttega, et kui me laua taha tuleme ühiselt, siis me oleme ikkagi võrdsed partnerid seal ja räägime võrdsetel tasandil, et mingisuguseid väljapressimise või mida iganes poliitmängusid nendega väga kaasa minna ei taha. Nii et me rääkisime pigem sisust, aga täna on kokku lepitud sedasi, et vallavolikogu juhtimine on siis jagatud selliselt, et volikogu esimeheks saab siis nende nimekirjast keegi ja volikogu aseesimeheks saab siis EKRE nimekirjast Artur Metsare. Nimed on praegu kinnitamata? Kokku lepimata? Nimed on sisuliselt kokku lepitud. Aga need ei saa öelda? Tänane kokkulepe on see, et volikogu esimeheks on Maarja Proosa. Veel tulen tagasi korraks riskides teemad korrata selle juurde, et mis oli põhimõtteliselt see, mis välistas EKRE-l, kes osutus valimismatemaatika järel tegelikult valikute tegijaks, teha koostööd Pipi-Liisi, Siimani ja Kaia Iva tiimiga? Ei, ega seal ei olnudki ühte või mitut suurt asja, et see on
võib-olla kinni sellistes väiksemates detailides, et peale valimisi olin kontaktis mõlema osapoolega, rääkisime ära, mis on meie ootused, kuulasime ära, mis on nende ideed ja ootused ja lihtsalt lõppkokkuvõttes istusime EKRE Türi inimestega maha ja arutasime tunde seda, et kuidas siis edasi minna. Ja siis läksime läbirääkimistele, otsustasime minna Tulevikuvallaga ja kaasata Reformierakonna ja siin me nüüd täna siis oleme. Läheme ka selle juurde, miks me seda intervjuud nii toredas, ilusas eestimaises sügises vabas õhus teeme. Nimelt on teie koalitsioonil koroona kõvasti külas ja käis alla kirjutamas nii-öelda autoaknas ka koroonahaige tulevane vallavanem. Miks selle koalitsiooni allkirjastamisega oli nii kiire, et pidi koroonahaige nii-öelda kodust välja tulema? Ei, ega sellega ei olnudki otseselt kiire, aga lihtsalt küsimus on selles, et tahaks hakata tööle vaikselt. Ja tahaks need asjad juba selgeks saada, eks avalik ootus on ka juba selline, et inimesed tahavad teada, mis edasi saab. Ja ma arvan, neil on õigus teada, mis edasi saab. Nii et meil ei ole mõtet venitada, kui asjades on kokku lepitud. Valimiseelsetes debattides olid laual väga paljud põnevad, hästi konkreetsed asjad. Need debatid olid väga toredad, kes tahab, võib neid raadioarhiivist järele kuulata, aga ole hea, muutu vähemalt oma tegevusvaldkonna osast nüüd selles vestluses sama konkreetseks ja nimeta mõni selline asi, mille tahaksid reaalselt läbi viia, et keegi saab pärast öelda, et vaata hea, et Elar Niglasel valimistel hästi läks, et nüüd tegi selle asja meile ära siin. Ma ütlen, üks oluline teema on, mida ma juba välja tõin, on haridusküsimus, eks ole, et me tahame hakata koostama haridusvaldkonna arengukava ja hakata hariduse sisu vaatama väga selgelt ja seda hariduse valdkonna arengut juhtima. Minu jaoks olulised märksõnad on seal ka lisaks isamaaline kasvatus ja üldse sellised eluterved väärtushoiakud on minu jaoks olulised ja kogu see pool ja isamaaliste noorteorganisatsioonide toetamine ja hea partnerlus nendega, et me räägime siin noortest kotkastest, kodutütardest, eks ole, ja üldse Kaitseliiduga koostöö. Nii et need on nagu väga olulised asjad. Ja teiselt poolt on see, et me teame, et täna on Türi vallas väga raske rahaline seis. Ja sellega tuleb tegeleda, et meie ülesanne on vaadata, kuidas me saame vaatamata sellele stabiilse arengu tegelikult tagada. Ja see on väga suur ülesanne ja me oleme selleks valmis. Aga ma küsiks mõne konkreetse asi, mis võib-olla sulle praeguse positsiooni pealt ei tundugi enam nüüd nii väga oluline, aga rattaringlused, asjad, mis käisid meil nagu teemadest läbi. Kas sa võid mõnega sellise asja nimetada, mida Türi elanikud saaksid vaadata, Türi valla elanikud, et näed, tegidki ära? Ja me leppisime kokku selles, et me vaatame selle pilguga avalikku ruumi, et muuta see jalgratta sõbralikumaks. Et kas see on jalgrattaringlus või see on lihtsalt muuta liikumine mugavamaks. Et igal juhul see on meie plaan, vaadata avalikku ruumi süsteemsemalt, seda rohkem planeerida. Ja üks asi, mida kindlasti Türi linna inimesed kindlasti ootavad, on linnasüdame planeerimine. Et sellega me oleme kokku leppinud, et me tahame edasi minna, et vaadata, kuhu me jõuame, et me saaksime sellise kõikidele vanusegruppidele, kõikidele kogukondadele sobiva ja Türi linna kui kevadpealinna sobiva sellise linnasüdame. Ja ka tegelikult kõik teised Türi linna nurgad vaadata selle pilguga üle, et kuidas me seda avalikku ruumi ikka planeerime. Kui vaadata naaberomavalitsusse Paide praegust välja kuulutatud varianti, siis nende tugevuseks saab olema see, et opositsioon on erakordselt nõrk ja killustunud, on tehtud välistavaid avaldusi, võetud välistavaid seisukohti ja ilmselt võib selles kombinatsioonis ennast võimul väga hästi tunda. Türi eripäraks on see, et on erakordselt tugev opositsioon, väga pikaaegse valitsemiskogemusega, väga kõrge kompetentsiga. Mis külje pealt EKRE nimekiri seda olukorda vaatab, kas nagu rohkem selle poole pealt tankida endale rohkem kompetentsi, et võimalikule kriitikale vastu seista või ka selle poole pealt, et mine tea, võib-olla õnnestub koostööle meelitada? Kõigepealt mõtlen jah seda, et tegelikult mida tugevam üldse on volikogu, mida rohkem kogenud ja teadmistega inimesi seal on, seda parem on ja meie tahame tegelikult teha koostööd kõigiga. Et me oleme lõppkokkuvõttes üks volikogu ja me vastutame ühiselt valla tuleviku eest ja me peaksime seda ka koos proovima planeerida. Nii et igasugust sellist poliitilise mänge ma ei tahaks näha, ma tahaks näha sisukat koostööd ja alati kui opositsioon on tugev, siis see on ju ainult hea.
et vallajuhtide tööd tulebki kritiseerida ja siis me jõuamegi tegelikult kõige paremate tulemusteni, nii et selles suhtes ma ei näe seal mingisugust probleemi, et minu meelest see on väga, väga tore. Et aga kindlasti ka EKRE poole pealt ja meie poole pealt on see, et me tahame seda, ja me tahame tuua ka ise oma poolt kompetentsi ja oma sellise rahvuskonservatiivse maailmavaatega ja mõttega inimesi siia kindlasti. Aitäh, Helar Tiglas ja jõudu! Aitäh!